Olen Virgo Migridist ja mõtlesin teen niisuguse väikse video just nagu seadistamistest ja seadetest, kuidas, millised seaded Migridis on ja just sellepärast seadetest, et on nagu väga oluline omada nagu häid seadeid selleks, et tarkvara töötaks võimalikult sinu enda ja sinu nagu siis hoonet efektiivselt juhtides. Et esimene alus on siiski on parameetrid, mis on nagu tarkvarale ette antud. Migridi saab siis seadistada My Company alt näiteks ja see on siis sellised üldseadistused, siis on inverteri ja akuseaded. Ja kolmandaks on siis seadmete juhtimise parameetrid, mida siis juhitakse nutireleiga, kliimaseadmed, boilerid ja muud sellised juhitavad energiatarbijad. Aga hakkaks pihta üldseadetest ja üldseadetes on siis esimesena on aadress. Aadressi me kasutame siis ainult ühel eesmärgil ja see on see, et saada päikese asukoht, et saada sinu asukoht kätte, läbi mille me saame sinu asukohale arvutada välja päikse ja selle päikse tootluse, mida siis kuvame schedule'i või selle graafiku all kollase joonega. Seal on muidugi veel mitmed parameetrid, mis seda mõjutavad, näiteks aastaaeg ja päiksenurk ja nii edasi, aga üks siis parameetritest on see aadress. Järgmine on siis elektrivahendaja marginaal. Et siin on mitu marginaali ja üks nendest on siis elektrivahendaja, kes on siis näiteks Alexela on elektrivahendaja. Et võivad olla elektrivõrk, võivad olla ka ühe ettevõtte all, aga kui see näiteks on Alexela kellegi vahendaja, siis temal on eraldi hind ja siis võrguteenused võtame eraldi. Ja see vahendaja antud olukorras on see, et sales vahendaja müügi marginaal. Ehk et mis on tema marginaal, kui tema müüb meile energiat, ehk et meie ostame tema käest. See on siis 0,0045, mis siis tähendab, kuna see on eurose ühikuga, on siis 0,45 senti kilovati eest maksame vahendajale selle eest, kui me ostame temalt elektrit. Ja teine, mis on nagu vahendajaga seotud parameeter, on siis electricity sellers purchase margin. Ehk et siis mis hinnaga tema ostab meilt elektrit. Ja tema ostab meilt siis elektrit 0,008 euroga, ehk et siis 0,8 senti kilovati eest peame maksma, kui me müüme talle elektrit. Järgmisena on siis network ehk et siis võrguteenuse vahendaja, kes siis vahendab võrguteenuse päevane hind ja mis on siis 7 senti ja siis on võrguteenuse pakkuja hind öisel ajal, mis on siis 3,5 senti. Neid kõiki 4 parameetrit tegelikult siis võtame arves matemaatikas, kus kohas me siis arvestame ostu- ja müügihindasid, samamoodi neid samu hindasid koos Nord Pool hinnaga, kuvame ka schedule'i või selles põhigraafikus, kus me näitame oma plaani, mida me plaanime teha. Ja seal on siis punane sinine joon, mis siis koosnevad just nendest 4 numbrist ja pluss on seal juures Nord Pool. Järgmisena on siis inverter minimum profit. Üks väga tähtis parameeter on, tema tähtsus on nagu just sellest tuleneb, et tema on see parameeter alla, mille me tehingusse ei lähe. Ehk et kui meil on võimalik elektrit osta näiteks 5 sendiga ja tunni aja pärast võimalik müüa 6 või 7 sendiga, siis me sellesse tehingusse sisse ei lähe, sest ta ei kata ära meie soovitud kasumit. Siin kasumi sees mõeldakse ka lisaks kasumile veel ka kõiki nagu kulusi, mida sa oled pidanud tegema. Umbes peab selle kuidagi välja arvutama, mul on siin ka nagu väike nagu informatsioon selle kohta toodud, kuidas on see siis nagu antud objekti puhul välja arvutatud, on umbes 3 senti, on see investeeringu kulu nagu öeldakse ja siis edasi pead juurde panema nagu selle kasumi, mida sa veel tahad saada, et 3 sendiga arvatavasti ei ole antud objektil mõtet tehingusse minna, sest see on selle objekti lihtsalt majandamiskuludega nulli on ju, aga see ei ole eesmärk. Eesmärk on siiski nagu päeva lõpuks ka natuke raha teenida. Et siis kuskil 4, 5, 6, see antud objektil on siis 6 senti kasumiks määratud, et alla 6 sendi. Tegelikult tehingusse ei lähe ja ostu müüki ei tehta, et pigem jätakse aku tsükkel raiskamata, aga tehingusse ei minda.
et see on niisugune hästi nagu oluline on see parameeter nagu paika panna ja siis hiljem, kui plaani vaatad, siis ei tohi seda ära unustada, et sa ise sinna niisuguse numbri oled kirjutanud, et kui vaatad, et oi, et siit veel võiks 2-3 senti teenida, siis tegelikult tuleks siia tulla kontrollima, mis on sul see parameeter määratletud ja siis sa kõrge tõenäosused aru, et miks seda tehingut tehtud ei ole. Ehk et tegelikult on olnud nagu siis mõte ikkagi sind kaitsta, et mitte teha kahjumlikke tehinguid. Järgmine on siis device minimum profit, see on siis väga analoogne sellele eelmisele, aga ta nüüd kasutab see nutireléde jaoks mõeldud miinimum kasum. Ja seal on, kuna nutirelee ikkagi vaatab nagu protsentuaalset kasumit selle erinevate hindade vahel, siis on tal nagu eraldi parameeter, mis on siin kirjas, on see 2 senti, on siis see, et kui kahe hinna vahe, et kui me nüüd jätame seadme seisma ja uuesti käivitame või käivitame, jätame seisma ja kui seal vahel on nagu alla 2 sendine kasum, siis me igal juhul tehingusse ei lähe, sest see lülitus kõrge tõenäosusega maksab rohkem antud objektil. Et siia võib panna ka 1 või 3 või kuidas keegi teab, et temal see lülituse eeldatav kasum ta tahab, et tuleks, et mis sentidest ta peab olema vähemalt, et siis ta seda nagu teeks, sest iga seadme välja ja sisse lülitamine kulutab teda ja sellel on iga mingisugune hind. Et seal 0,1 ja 0,2 sendiga teha tehingut, kus just kui on 100% kasum vedeleb maas, siis see ongi just mõeldud selliste asjade vältimiseks, et vähemalt 2 senti peab olema hinna vahe, et kui on 0,1 ja 0,7, siis ka 700%-se kasumiga me antud olukorras tehingusse ei lähe, sest see hind ei ole piisav. Et see on nagu nende nutirelédele üli oluline seade. Järgmine on siis cost of investment, siin on siis tegelikult ka, olen püüdnud ka lahti seletada, et see on siis see, mis on kokku selle investeeringu jaoks kulutanud ja millal me seda kasutame, on siis Analyticsal, et sellega me arvutame sulle välja näiteks, millal sul see objekt või see investeering ennast tagasi toob ja ära tasub. Et see on, ma olen vaadanud päris mitmel kliendil täitmata, et tegelikult tasub ära täita, et see annab lihtsalt sulle Analyticsal parema nagu informatsiooni. Aga kui see ei ole oluline, siis ta võib ka 0 olla. Siis järgmine on meil on-off, kus saame lülitada, kus nüüd on kellelgi soov nagu kasutada öö ja päeva tariife ka nädalavahetusel. Eestis nagu ei ole teema, et siis ta on off'is ehk et nädalavahetusel on siis alati ööhind ja nädala sees siis kasutame päeva ja ööhinda. Järgmiseks on siis kellaajad, et mis kellast on meil päev ja mis kellast on meil siis öö. Et sellised parameetrid, kui meil, et siis me selle järgi saame nagu seda vastavalt seda, siis ütleme marginaale õieti liita, et siis schedule all õieti näidata teile neid hindasid, millega me tehingutesse läheme ja siis on riigi parameetrid. Et ma arvan, kompanii niisugustest üldistest parameetritest oleks küll ülevaade umbes selline ja selleks neid kasutatakse. Järgmisena võiks vaadata siis neid inverteri ja battery settinguid, et inverteri all on siis, esimene on siis inverter type, kuigi tegelikult on ta täna nagu inverter ja toolbox type tegelikult kombinatsioonis, et peaks ta nime natuke täiendama, aga mõte on siis see, et siin saab valida, kellel on toolbox 1, siis on software inverter, teine on siis software inverter ja toolbox pro ja kui sul on kasutuses teie inverter, siis toolbox pro on ainukene, mis on täna nagu siis teie võimekusega, siis tegelikult on alati toolbox pro, kui on teie, aga software'i vahel on jah, et on siis toolbox 1 ja siis toolbox pro suudab mõlemat juhtida, et siis tuleb valida, kes see juht on, vastasel juhul see käsud ei liigu õieti. Järgmine on sul niisugune objekti parameeter, seda niikuinii muuta ei saa, aga lihtsalt näitame seda, on ta nagu alati nähtaval, kui tekib mingi küsimus ja tahame teada, millise objektiga tegu, siis see aitab meil lihtsalt sinna nagu objektini kiiremini jõuda. Siis on max sales power capacity, see on nagu tegelikult väga oluline parameeter, just sellepärast, et sellega me konkreetselt piirame müüki võrku, päikesed, akud ei ole vahet kust, üle selle parameetri me mitte kunagi ei lähe. Ja seda tegelikult kasutatakse ka lisaks matemaatilistes valemites, kus me nagu müüke teeme, siis see on üks eeldus, mida me võtame arvesse valemi arvutamisel. Aga kõige tähtsam muidugi see, et sa ei müüks üle selle, mis sul on leping ja sealt võib nagu trahvi saada. Inverter power, mis on inverteri võimsus, me seda kasutame ka valemites teatud mitte väga palju mõnes paaris kohas, kus kohas meil on nagu näiteks päikse ja siis aku laadimise võimsused, kui nad kuskilt maalt hakkavad minema, nagu et päike pluss võrgust laadimisvõimsus on seal mingisugune läheb juba üle inverteri võimsuse, siis me piirame need valemites ära alati sellele inverteri võimsusele, aga neid kohti ei ole palju, see on nagu paaris kohas on kasutuses. Ja number of inverters, et see on siis põhimõtteliselt mõeldud kui multi-inverter lahendus, siis tuleb siia panna 2 või 3 või 4 inverterit, et siis tarkvara teeb tegelikult oma valemites lihtsalt ja seal allkuvades
õigeid otsuseid, et korrutab õige numbriga läbi ja siis saadab õige parameetri. Software inverteri tööpõhimõte on nii, et juhid põhiinverterit ja siis ta ise juhib juba järgmisi inverterid edasi, et seal tuleb saata nagu need õiged arvud ja siis me siit saame selle korrutise tegelikult. Järgmine on siis, mida tegelikult algul kasutada, tegelikult väga paljud, ei öelda väga paljud, ma arvan, 20% kliente kasutab seda tegelikult püsivalt, et võib-olla põhjus on see, et nad ei tea, et on arvast parem moodul minu arust, on siis see, et me võtame päris keskmise arvesse, mida me tegelikult kogu aeg teie nagu objekti kohta ju kaardistame, et anda nagu parim tulemus matemaatilistel valemitel, aga mingites juhtudes tegelikult selle võib nagu sisse lülitada, siis panna siia vatid, näiteks 5000 antud olukorras, et siis me arvestame, et iga tund ja maja tarbib 5000 vatti. Millal teda on võib-olla mõistlik kasutada ja tegelikult ta on nagu mingid eriobjekte, kus on siis näiteks elektriauto laadimised, kui sul ei ole need alati enam-vähem ühel ajal, vaid sa nagu laed ära väga suvaliselt ja siis sa tegelikult rikud ära oma keskmise natuke seal päeval ja öösel, et siis ma tean, et osad kliendid on sellised, kes just selle auto laadimise pärast nagu on viinud enda keskmise, nad umbes teavad, et maja keskmist ei taha, et seda auto laadimist arvesse võetakse, siis nad panevadki maja keskmise ja siis me arvestame sellega loogikates ja saame nagu nende arvust parema plaani, mis ongi nagu tegelikult väga hea. Ja tähtis ongi, et klient saaks selle parima plaani, mida tema nagu tema tahab saada, et kui täpsem on arvestada keskmisega, mis on fikseeritud, siis palun, siin on see võimalus olemas ja kui arvate, et on õige kasutada maja keskmist, hoone keskmist, kui sul on tegelikult selline täiesti keskmine tavaline hoone, siis mis nagu, või tootmine, mis näiteks päeval töötab ja nädala sees ja siis öösiti seisab ja nädalavahetusel seisab, siis tegelikult see päris nagu öeldakse siis keskmine, mida me hoones saame, on tegelikult täpsem, siis sellisel juhul on mõistlik seda kasutada, aga siin ongi see tunnetuse küsimus, et kellele kumb rohkem meeldib. Ja siin on siis järgmisena Solar Panels Max Power, ehk et siis paneelide maksimaalne võimsus, siin me ei räägi siis nagu maksimaalsest võimsusest, mis on nagu teoreetiliselt paneelide võimsus, vaid ikkagi see, mis sa päriselt oled nagu näinud, et see paneel suudab teha, kui just ei tule ette inverteri enda maksimumvõimsus. Antud objektil on 30 kilovatti päikseparki, aga kuna inverter on tegelikult 20, siis mul ei ole mõtet siia seda 30 kirjutada, et me ei saa seda 30 kunagi kätte siit, et inverter ise juba piirab ära. Et siis meil on siin pandud 20, kuigi jah, inverteri mõttes tegelikult tuleb ju 10% umbes nagu üle läbi, et 22 tuleb ka läbi, aga pigem antud klient on natuke pessimistlikum ja tahab sellega nagu mõjutada natukene, et see päiksekaar oleks pigem natukene madalam ja mitte liiga optimistlik, mis annab meile tegelikult võrgust laadimisi natukene rohkem kui siis, kui ma kirjutaks ise täpse numbri. Et antud klient nagu tahab siis pigem, et tal tuleks pigem rohkem nagu oste, kui arvestatakse päiksega, et tal ei ole nagu ostu vastu midagi, aga tuleb kindel, et aku oleks nagu siis igaks nagu juhtumiks täis. Ja kui siia näiteks, toon hästi teoreetilise näite, kui sul on Solar Panels Max Power paned siia 10 kilovatti, siis me tegelikult arvestamegi, et sul on paneele 10 kilovatti, teeme matemaatilise arvutuse 10 kilovatist päiksest tulenevalt, mis tähendab seda, et me anname sulle kohe päeval 2 korda rohkem päiksest laadimistunde näiteks, kui seda on võimalik, kui ei ole, ja saab enne päike otsa, kui see aku saab vajaliku energia, mida hiljem siis realiseerida, plaani järgi müükide oma tarvetega, siis paneme oste võrgust juurde. Et aga 20 on antud kliendi seadetes, ma ei hakka seda nagu muutma. Siis on päikesesuund, on siis, millises suunas tuleb päike, natuke võtame seda nagu selle päiksekaare, kas on hommikupoole õhtupoole, natuke liigutame seda, et aga seda ei ole ka nagu ülitähtis seada, aga no, kui tahad nagu mõjutada, siis natuke sellega saab seda päikesekaart liigutada. Ja siis on valemid, on siis 2 valemit, on self-use, ja siis on Solar and Battery. Solar and Battery all on siis tegelikult päris matemaatilised loogikad, kus päriselt tehakse ka matemaatikat ja arutatakse nagu inimesele või siis objektile tähendab parim, meie arvates nagu parim plaan ja teine on siis self-use. Self-use'i valimine tähendab tegelikult seda, et me paneme selle 24/7 self-use'id ja inverter sisuliselt töötab oma self-use mode'is, välja arvatud, kui läheb kuskile piiridele lähedale, siis me lülitame lihtsalt kaitseks välja aega seda self-use'i, aga me ei tee kindlasti mingit lisalaadimise ja võrgust ja midagi sellist ei tehta. Ja tean, et osad kliendid lihtsalt tahavad, et suvel olgu self-use'i peale, nad ei tegelikult sellest lisakasust ei ole nagu
huvitatud, võib-olla neil on nagu on põhiline just see, et mida iganes, aga ma ei taha nagu Eesti Energiast midagi osta, et siis on seda aega, et mõned kliendid ma tean kasutavad, aga antud klient siis on nõus ka suvel, talvel ja vahet ei ole millal, et on nõus nagu maksimaalselt tulu teenima, siis ta tegelikult ka suvel lubab endale nagu seda matemaatilist loogikat, et energiat ka müüa, et kindlasti mitte nagu ei ole eesmärk akut kogu aeg täis hoida. Ja seda siis ainult oma tarbeks kasutada, et Solar and Battery annab siis selle müügi ja kõik muud selle lisad sinna juurde. Siis on järgmisena Use Inverter Self-Use, mis on siis ta on küll software'i parameeter, siin mõned parameetrid lähevad nagu teiega lahku, aga enam-vähem suurem osa tegelikult on kõik nagu samad. Et Use Inverter Self-Use nüüd konkreetselt on software'i parameeter, et siis kuna antud klient on üle, et näeme, et on siis software'i inverteri taga. On siis inverteril olemas selline mode nagu self-use mode, kui see on sisse lülitatud, siis me lähme inverteri enda self-use mode'i, mis on kiire, täpne, ülikiire reageerimisega. Ta on nagu väga-väga tõhus, sest inverter oma sees teeb juba otsuseid, mida teha teatud olukordades, kui päikest on üle või kui päikest on puudu. Kui see nüüd välja lülitada, siis tegelikult MyGrid on enda sees loonud samasugused loogikad, aga need on aeglasemad, sest mina käin ja mõõdan, eks ole, siis minevikus, kuidas meil oli päikest, kui päike nüüd ületas maja tootmise, siis ma muudan ühed parameetrid ühesuguseks ja kui nüüd ütleme päikest on vähem, kui hoone vajab, et siis hakkaks ka akust voolu andma majale. Aga see tekitab mingisugused ikkagi kõikumise, sest kogu informatsioon jõuab ikkagi mingisuguse umbes minutilise hilinemisega tarkvarasse, kus me võtame siis mingid keskmisi ja siis arvutame, mida me peaksime tegema ja arvutuse tulemusena siis muudame inverteri sisemiseid käske, mida passive mode'is tuleb teha. Et see on selline asi, aga ma soovitan isiklikult seda sisse lülitada, sest see annab nagu palju parema tulemuse. Aga tean, et on osad inverterid, mis ei suuda mode'i vahetada. Vähe on neid, aga mõned on, siis nemad on sunnitud olema MyGrid'i selles self-use'is, aga me teeme seda self-use'i mode'i siiski nii hästi, kui me suudame ja püüame siis hoida nagu seda hoonet, aku ja päikesetoitel nii palju, nii hästi, kui see võimalik on. Use Weather Forecast ehk et me soovime kasutada ilmast tulevat energiat ehk päiksest tulevat energiat. Ja siis on kolmas nupp on siis PV Inverteri Separated can ja siis on, et I use car battery on see, et mul on nagu kasutusel auto aku ja siis on antud kliendil ei ole, siis ta on välja lülitatud ja siis on kolmas asi, mida ta nagu aitab nagu teha nagu 3 ühes võimekusega on add self-use to sunny house. Et mõte on siis siin nagu tegelikult see, et mida ta nagu tegelikult teeb, ta teeb tegelikult väga lihtsalt nagu asja, aga ta aitab siin lahendada nagu 3 probleemi. Kui inimesed näiteks tahavad, et eriti see suvel just tegelikult lülitatakse seda väga palju sisse, et sul päevasel ajal oleks kogu aeg nagu self-use'i mode sees, et me ei läheks sinna charge remaining sun'i, vaid oleks self-use'is, sest üldjuhul tegelikult päike ja suvel ületab niikuinii me maja tarbimise, mis tähendab tegelikult seda, et kui see self-use on sees, siis ei tee ta midagi halba ja lihtsalt on neid nagu lülitusi on vähem ja see on see, mida nagu osad kliendid miks seda kasutavad. Ja kui nüüd jääbki korraks natukene päikest puudu seal maja tarbimist, siis ta kohe akust annaks seda voolu. Sest matemaatiliste loogikatega, kui see nupp on väljas, me ikkagi üritame panna charge remaining sun'e nagu nendele tundidele, mis on odavad tunnid. Aga antud nupp on sisse lülitatud, siis me ei vaata üldse, kas on tund odav, kallis, ei ole tähtis, et me lükkame kohe selle self-use'i sisse ja nii ongi. Ja kui on PV, teine nagu oluline koht, kes peab selle igal juhul sisse lülitama, on see, kui sul on päikesepaneelide inverter eraldi inverter põhiinverterist, ehk et on ühendatud selle, et sul on 2 inverterit, kus siis üks on päiksepargi inverter ja teine on siis software inverter, siis on kohustus nagu sisse lülitada kogu päikselise aja self-use mode software inverteritel, mis siis tagab selle, et see energia saab nagu õieti juhitud. Ja mure ise on siis sellest, et sellel kõrval oleval inverteril ei suuda nagu müüki piirata MyGrid, sest MyGrid juhib põhiinverterit ja kõrval inverteri ja sellest juhtimisest nagu midagi. Aga kui meil on peal kogu aeg nagu see self-use mode, siis software'i inverter ise juhib energiat siis selliselt, et kui nüüd on seda päikest üle, siis ta paneb selle endasse, akusse nii palju kui võimalik, aga loomulikult, kui teil on nüüd nagu väga-väga palju, siis ka negatiivhinnaga võib tekkida juhus, kus kohas sa näed, et tegelikult sul see kõrvalinverter hakkab välja müüma
aga seda tuleb väga tihti ette, et kui meil on ikkagi see self-use mode peal, mida see nupp teeb, siis ikkagi kogu energia lülitatakse, suunatakse akusse. Ja see, kui ta on väljas, siis selle mure on nagu tegelikult see, et siis kui on plaanis charge with remaining sun, ehk et siis niinimetatud ilma pulgata tunnid, siis nendel selle käsu üks sisu on müügi piiramine. Ja kuna seal on teine inverter ja teise inverteri müüki me piirata ei suuda, me suudame sohvaril panna 0 ja ka kõrval jääb ikkagi lahti, siis tegelikult see kõrvalinverter eelistab voolumüüki võrku, mitte suunata sohvari akusse. Aga self-use mode'is võtab inverter selle energia endasse, sohvari inverter siis nagu nimetatud põhiinverter, ja siis ta suudab seda panna akusse. Ehk et siis, kui on sul kasutusel see eraldi inverter, peab kindlasti see olema nagu sisse lülitatuna, muidu see teine inverter hakkab müüma charge remaining sun'i ajal energiat välja. Ja samamoodi, kui sa kasutad autoakut, et kui on autoakut kasutusel, siis samamoodi peaks olema see sees, et oleks päeval kogu aeg self-use mode. Ja selle nagu tegelikult põhjustab natukene see, kuna autoakud ja tavaakude põhiline nagu vahe on siis see, et ühel me arvutame, järgmises ekraanis arvutame nagu tegelikult aku taset voltidest ja see on kõikuv. Et kui me peatame aku laadimise, siis voldid jälle muutuvad ja kui voldid muutuvad, siis meil ka aku protsent muutub ja siis see tekitab selliseid nagu põhjendamatuid tegelikult lülitusi, mida ei ole nagu vaja. Ja siis see aitab neid tegelikult nagu ära hoida. Et siis sellisel 3 juhul tuleks see sisse lülitada. Antud kliendil ei ole siis seda soovi ja temal on see väljas. Ja järgmisena on siis battery settingud ehk et siis aku settingud ja seadistused. Esimene on siis see, et ta üldse on olemas ja edasi on siis parameetrid, on siis maht, aku mahtuvus. Seda me siis võtame arvesse kui kogu mahtuvust akul just nende valemite ja loogikate arvutamisel. Järgmine on charging power from grid ehk et see on siis see, millega me saame võrgust laadida ja see konkreetne parameeter on selles mõttes ka nagu tähtis, et see on ka see, mida me kasutame käsu saatmisel ehk et kui meile tuleb käsk, et hakka võrgust laadima, siis me saadame ka reaalselt selle käsu, mis number siin on, et 19,5, siis me hakkame laadima 19,5 kilovatiga. Lisaks sellele, et me võtame seda kasutusele ka matemaatilistes loogikates, ehk et see number peab olema nagu täpne, et siin kui manipuleerida ei saa. Ja siis teine on battery max discharging power, ehk et kui palju me üldse saame nagu akust voolu kätte. Ja antud olukorras on ka siis pandud siia 19,5 kilovatti. Et kui me tahame nagu siis mitte nüüd laadida, vaid just nagu akust välja anda voolu. Et siis seda numbrit võtame aluseks näiteks, kui meil on müügiõigus 15 kilovatti, ütleme maja tarbib 10 kilovatti, siis me ikkagi arvestame 15 müükide, või tähendab, et oma tarbimine võtame 10 ja siis me saame aru, et me ei saa 15 kilovatti müüa, sest meil saab ennem tuleb kätte aku maksimaalne tühjenemise võimsus. Eeldame, et päikest ei ole selle tunnil, muidu kui päike on ka, siis see on jälle eraldi muutuja. Aga see on siis selline parameeter. Ja seda me kuskil käskudes ei kasuta, et ta kasutasime ainult seda kasutame ainult nagu siis ütleme matemaatilistes loogikates, ehk et sellega nagu manipuleerimine on nagu okei. Tegelikult teine võimsus, millega võib ka manipuleerida, mida me käsus ei saada, on siis aku maksimaalne võimsus, et kui sa teed nagu oma aku nagu mahud väiksemaks, siis me tegelikult panemegi ju vähem poste, paneme vähem müügiposte, kui on selline soov, et arvestamegi, et sul on aku natukene nagu väiksem, et sellega tegelikult võib nagu manipuleerida. Ja siis on järgmisena võtaksime võib-olla charging power from sun, ehk et mis me nagu päikseenergiast maksimaalse energia saame akusse. Ja seda me ka käskudes kuskil kasutada, et päikest tegelikult me ei piira üheski, päike tuleb alati nagu no limit välja arvatud, siis kui meil on vaja, on negatiivne hind ja siis me lööme lihtsalt nulli selle päikse. Aga matemaatikas igal pool me ikkagi arvestame nende nagu päikese võimsusega nii täpselt kui võimalik. Nüüd tuleb nagu selline parameeter, mis on võib-olla huvitav autoakudele ja see on tegelikult suhteliselt, ongi autoakudele tegelikult loodud, et kus siis me hakkame voltidest arvutama aku protsenti ja miks see vajalik on siis. Põhjus on see, et inverter ise ei saa öelda, et ei oska, aga ta kuidagi nagu
ta läheb ära 3-4 tsükliga läheb inverteris, lähed vaatad aku protsenti, ta näitab mingi 40 on ju, aga tegelikult voltidest teed arvutusliku tehte ja saad aru, tegelikult on 20 nagu see jääk. Et ta kuidagi läheb tal see nagu see akutase paigast ära ja suhteliselt kiiresti, mille tulemusena tegelikult süsteem ei tööta normaalselt. Et kui lülitada sisse voltidest, inverter edastab meile nagu tegelikult volt hästi täpselt, et voltidest ta ei eksi. Ja siis ta saadab meile täpselt voldid, mille siis tegelikult MyGrid on välja töötanud siis lihtsa matemaatilise loogika, kus kohas ta vaatab miinimumi maksimume ja ütleb siis nagu nendest voltidest tulenevalt, milline on sinu aku protsent. Et selline parameeter. Ja tegelikult kogu see ikkagi see nagu käitumine ja see lülituste loogika on ikkagi protsendist lähtuv, aga lihtsalt nendest numbritest me arvutame selle protsendi välja, mille aluseks on siis miinimum ja maksimum voldid. Antud kliendil ei ole siis selle patareid, siis tema akut, siis tema seda ei kasuta võtta ja kui me on see office, siis me võtame inverterist tuleva aku protsendi ja tavaliselt BMS-idega akude puhul on see väga täpne ja seal ei ole nagu probleemi, ei ole vaja seda moodust kasutada. Järgmise numbri tasub see keskmist äkki ennem nagu vaadata, et see on miinimum level. Antud kliendi puhul on siis pandud see 12, kuigi soovituslik miinimum on 15, see on suht nagu riskivaba on see 15, et see on küsimus on lihtsalt selles, et kui sa lähed selle aku miinimumprotsentidega liiga madalale ja hakkad lõpuks sattuma BMS-ide ja ütleme aku piirajate ja siis inverteri piirajatega konflikti minema, siis tegelikult tarkvara ei tööta normaalselt. Et seal on päris palju juhtunud, et kuna antud klient on siis suurem entusiast ja ta näeb, et tal ka 12%-ga töötab aku tegelikult normaalselt ja ei jookse kunagi konflikti ja ta jälgib süsteemi, siis võib natuke alla minna, aga üldiselt on see 15 on miinimum, et see on suht riskivaba ala, kuhu maani ei ulatu nagu nende inverterite kaitsemehhanismid. Ja siis süsteem töötab stabiilselt ja hästi. Ja just mingi hetk tagasi tegime ära ka siis selle, mis ka tegelikult aitab kaasa, on siis selle aku miinimumi hoidmine, et varem me nagu seda eraldi selle miinimumtaset ei hoidnud, aga tegime just juurde jah, et kui nüüd on sul määratud aku miinimumiks 15 ja kui läheb 14% peal, siis me teeme siis MyGrid teeb tegelikult automaatselt 1%-lise laadimise. Läheme uuesti 15%-ni ja jääme ootama, kas nüüd aku jälle kukub allapoole ja kui peaks kukkuma energiakadudest ja millegist muust allapoole, selle teeme väikese laadimise ja laeme ja püüame hoida seda nagu taset, mis on inimesel siia nagu märgitud. Antud olukorras on meil 12, siis tegelikult MyGrid ei lase alla 12, et kui 11 peale läheb kohe uuesti 12%-ni. Et selline parameeter. Aga see on siis nagu nüüd oli see, mis hoiab nagu aku miinimumtaset, nagu öeldakse, millest alla ka oma tarbimise juures ei lubata minna. Nüüd teine muutuja, mis on nagu natuke selge seotud, on siis minimum level buffer protsent on consume max. Nagu me teame, siis consume max on see punane post, punane nupp meil plaanis, mis on siis müük võrku ja selle mõte on nagu see, et kui nüüd klient tahab, et tegelikult müügiga ei läheks miinimum protsendini, vaid peatuks varem müümine, siis see on täpselt see protsent, milleks on ta loodud. Et kui me tahame, et nüüd ja see töötab nagu niimoodi, et liidame kokku, ehk et see on miinimumprotsent on 12 ja sinna liidetakse juurde 15, mis teeb siis kokku 27. Ehk et antud klient on siis soovinud, et müük lõpeks 27% juures, siis jääb meil 15% oma maja tarbeks näiteks. Ja siis saame sellega olla veel kallid tunnid nagu aku toitel. Et põhiliselt nagu idee või kuidas see nuppele tekkis või see parameeter tekkis, on siis see, et kui hakkasid nagu poole tunni peal tühja akudega müügid lõppema, siis tegelikult sa hakkad poole tunni pealt veel kallimalt ostma võrgust elektrit juurde, sest tuleb ka võrgu marginaal juurde, et nagu teame, siis müügil Eestis ei ole võrgumarginaali, aga ostes tuleb veel võrgu marginaal juurde ja siis tegelikult see müük muutus nagu mõttetuks, kuna sa pidid hakkama veel kallimat elektrit tagasi ostma, siis see nagu kaitseb selle eest. Et antud klient kuskil selle 15%-ga saab kuskil 3-4 tundi olla veel aku toitel, mis tähendab seda, et kõrge tõenäosusega suudab selle laine ilusti lõpuni olla aku toitel ära ja saavutab suhteliselt kõrge efektiivsusega sellelt müügilt. Siin on üks huvitav protsent, mis on anturlus on nullis, ta on nagu siuke, nagu sa tahad nagu teha oma plaani natuke nagu siukseks, ma ütlen kohevamaks või. Tahad, et pantakse sulle rohkem laadimisi ja samal ajal ka rohkem müümisi, et kuidagi tunned, et kuidagi lahja plaana, et võiks olla rohkem kõike nagu seal plaanis, et siis tegelikult siia võid panna nagu mingisuguse protsendi juurde, et siis ta näiteks 20%, et siis ta teeb 20% suurema plaani, aga ta paneb nii oste kui ka müüke nagu kõike, ta arvestab tegelikult siis nagu sisuliselt seda, et ta suurendab su näiteks aku mahtuvuse võimsust. Ehk et siis ta arvab, et sul on nagu umbes 150-60 kilovatine aku ja siis ta teeb sellest tulenevalt nagu suurema nagu täitlusega plaani. Et antud klient seda soovib, ta tahab, et oleks võimalikult nagu ratsionaalne ja optimeeritud kõik, et siis ta on siia pannud 0.
Siis on järgmine number of battery channels, see on siis all on software inverteritel just on, et mitu kanalit kasutan. Inverteril alt ära akude puhul, aga see on nagu väikse nagu sellise kiiksuga, et kui sul on kasutusel nagu tegelikult näiteks 2 akut, mis on autoakut näiteks, kui sul on omavahel silda pandud, siis tegelikult tuleb siin ikkagi märkida ära 1. Et kuigi sa kasutad 2 kanalit, eks, aga sa tegelikult need 2 kanalit hiljem viid aku juures ikkagi 1, siis tegelikult tuleb lugeda ta nagu 1 kanaliks. Ja kui sul on 2 eraldi akut, nagu Antru objektil on siis 2 eraldi Liptoni akut, eraldi tornid ja siis tema peab panema siia 2 ehk et tal on mõlemad kanalid kasutatud ja mõlemad kanalid on kasutatud eraldi akude jaoks. Ja siis tuleb siin märkida 2 ja seda siis on vaja selleks, et on kohe näha ka, kui see number on vale, siis lihtsalt me näitame energia liikumist akus valesti ja seda on tegelikult see schedule ekraanis kohe näha, et kui see number ei klapi, siis on esimene koht, kus mina läheksin muutma. Ja siis on use search market ehk et siis sagedusturu kasutuses, seda nuppu siis siin ei ole, kui klient ei ole sagedusturu, seda nuppu üldse siin pole, kui sagedusturgu ei ole aktiveeritud, kohe sagedusturgu aktiveeritakse, tekib võimalus kliendil see välja sisse lülitada. Ja siis on siin all kohe ka parameetrid, et kas on tegemist nagu ettevõttega ja tema pangakonto, ehk et siis on siis see parameeter, mis tekib siia sagedusturu aktiveerides ja saab nagu ära see kirban, et kuhu siis see teenitud raha nagu hiljem tuleb nagu kanda. Ja kui on tegemist eraisikuga, siis siin on eesnimi, siin on ikkagi pangakood, aga siin on ka isikukood vaja panna, sest isikukoodi siis saab panna, tuleb deklareerida inimesele see tuluna, muu tuluna ja siis selle pealt tuleb maksta riigile tulumaks. Järgmine on siis ostu teema, see viimane plokk 3 parameetrit, tegelikult kõik ostuparameetrid ja kui sa selle keerad maha, siis tegelikult tarkvara arvestab ainult päikseenergiaga, püüab teha selle parima plaani ainult päiksega ja kuna tal osta ei lubata, siis ongi, et see tilk päike siis tuleb, et talvel on see väga nagu ebaratsionaalne kindlasti kasutada, aga suvel on kliente, kes selle välja lülitavad. Antud klient hoiab ka seda suvel tegelikult sees, sest tal ei ole midagi selle vastu, kui suvel saab väikse ostumüügiga raha teenida, kui tõesti päike on pilvisem ilm ja tarbimine suur näiteks. Et siis Migrid läheb ja ostab ikkagi öösel 1-2 pulka veel, 1-2 tundi veel juurde energiat, kui seda peaks vaja olema ja kui seda on vaja hiljem realiseerida ja on talle nagu turg olemas. Et kui ei ole, ega siis tühja ostu nii keegi ei tee. Aga siin on jah võimalik jälle, et kui on keegi, kes ütleb, et ei, ma kindlasti ei taha osta, aga siis kui on raha teenida, ikkagi ma ei taha, siis lülitad selle välja ja tegelikult nagu ostu ei toimu. Aga kui lükata sisse, siis tegelikult avanevadki siin nüüd 2 uut parameetrit, mis on consider battery on the purchase ehk et võta arvesse akutase. Kui selle lülitad välja, siis tegelikult me arvestame, et aku on iga päeva alguses tühi. Et isegi kui sul on aku 70% täis, siis tarkvara arvestab ei, sul on tühi nagu. Et sellega saad tegelikult panna omale ööseks nagu justkui nagu, või mis ma ei saa öelda ööseks, odavaks ajaks, rohkem osta. Aga Antru klient on arvanud, et ei, et arvestame päiksel tasem, või arvestame aku tasemega, siis me ostame võib-olla mõnikord ühe pulga vähem, ühe pulga rohkem, et see on ikkagi siuke pluss-miinus jääb sisse, aga püüame olla nagu, siis nii täpselt kui saab. Ja viimane parameeter battery all või aku seadistuste all on siis siukene parameeter, millega saad anda nagu tarkvarale õiguse ükstas kõik millal aku täis osta, ka siis, kui ei ole vaja, osta ikkagi aku täis, kui hind on sellest hinnast odavam. Et nagu ütleme, see omanik, siin tegelikult teeb omanik ise ennustuse, et sellest hinnast allpool osta alati aku täis, sest mina usun, et homme on kallim hind. Et see on niisugune, kuidas kellelgi seda, kes keegi tahab seda aktiveerida või mitte, aga antud klient siis ostab alati öösel täis, kui hind on koos marginaalidega, koos ostumarginaalidega, alla 7 sendi, siis tekitatakse ööseks ost. Et seda ei pea sisse lülitama, sest võib-olla sul kõrge tõenäosusega seda energiat, mida siin ostetakse, ei ole sul kuskil realiseerida sama päev, võib-olla homme, ülehomme on seda ainult võimalik realiseerida, aga ta tekitab sellise tuima lihtsalt ostu kõikidele tundidele, et hoida nagu, et saada aku täis, kuna omanik on öelnud, et see hind on mulle sobivalt soodne, et osta ikkagi täis, sest äkki homme on veel kallim ja siis sa tegelikult sellega väga tihti võidab. Et kui ongi mingisugused odavad tunnid, võib-olla 7 senti tundub natuke kõrge, aga siukse 4-5 sendiga juba ostetav energia, kõrge tõenäosusega, kui päikest tead, et tule näiteks talvisel ajal, siis see on üldjuhul odav energia ja sa tegelikult selle pealt teenid nagu päris palju, võib teenida kasu. Sest Migrid ostab energiat ainult nii palju, kui on vaja, et Migrid ei osta kunagi nagu üleenergiat ja ta üritab ka mitte puudu jätta, ta võtab päiksed ja võrgu ostud kõik niimoodi, et tal peab olema see hiljem võimalik ära realiseerida ja ta ostab ainult selle koguse, mida on võimalik realiseerida, sest kui on näiteks meil parasjagu kõrged hinnad päeval, et siis me ei ostaks akusse liigset energiat,
mida meil ei ole pärast realiseerida, sest homme äkki on kogu see lainetus palju madalam ja siis me tegelikult kaotame rahas, et Maigrid ei ürita arvata, vaid ta nagu tegutseb niimoodi, et energia, mida on vaja, ostame, energia, mida ei ole vaja, me ei osta. Ja lõpetuseks räägime siis seadmete või siis ütleme nutireléde juhtimisest ja selle moodulist, milleks on siis device settings. Ja siia saad siis lisada uusi seadmeid lõputult. Ja antud olukorras näitena vaatame seda Daikin'i 3R seadet, põrandakütte õhk-vesi soojuspump. Esimene väli on siis nimi, et siia saad panna seadme nime, mis sulle endale meeldib. Pärast on see mugav lihtsalt menüüst neid leida ja filtreerida. Device schedule alt siis, mida ka hiljem vaatame. Ja esimene loogika on siis selles boksis, mille siis nagu ideoloogia on nagu siis see, et läbi selle sa suudad nagu ikkagi anda seadmele teha näiteks mitmeid erinevaid stoppe erinevatel aegadel, aga niimoodi, et sa väga palju mugavuses ei kaota, et teistel järgnevatel lihtsama kohelistel seadetel on ikkagi see risk, et sul võib kas põrand külmaks minna või sa ei saa energiat maksimaalselt efektiivselt kasutada, on nagu omade puudustega. Siis esimesel need minu silmis nagu ikkagi puuduvad. Ja esimene parameeter, mida siis selle seade all saab panna, on siis max stop hour, siin 24 tundi, mis siis tähendab seda, et mitu tundi kokku võib see seade sul seista. Autologus on see tegemist põrandapumbaga, mis kütab betoonpõrandat veega. Ja betooni massi on piisavalt, et siis omaniku arvab, et 12 tundi järjest, kui ta 24 tunni jooksul kas või seisab ekstreemses olukorras või siis kokku, on siis see aeg, mis tegelikult ei kaota nagu elukvaliteet, siis põrand ei jõua ära jahtuda. Et selliselt on tal see seade siia pandud. Ehk et siis kokku tunnid, palju päevas võib seade olla standby režiimis, ilma, et põrand maha jahtuks, on nagu selle nagu selline suurem mõte. Teine seade on siis ehk et mitu tundi järjest võib üldse seade seista. Ehk et kui me lubame tal olla 12 tundi, siis näiteks see võib olla 2 6-tunnist tsüklit. See võib olla näiteks 4 3-tunnist tsükleid või mis iganes tsüklite arv, aga mitte rohkem ei tohi seista järjest kui 6 tundi ja päeva kokkuvõttes rohkem kui 12 tundi. Mis siis nagu viib siis selleni, et me otsime ikkagi päevast laineid ja siis lainetest valime nagu parimad võimalikud tunnid selleks, et efektiivsust maksimaalselt ära kasutada, aga samas mitte lastes nagu majal jahtuda. Me saame neid nagu stopp-tunde järjest piirata ja see on nagu see kõige olulisem punkt selle valemi loogika juures, kui me neid järgmisega nagu võrdleme. Et see annab meil lubab veel isegi tegelikult seadmel 12 tundi seista, aga kui me teeme seda pisikeste tsüklitega, on see okei. Kui me teeme ühe suure tsükliga, siis see tegelikult ei oleks nagu okei, jah, et praegu on nagu see, et 12 tundi võime küll olla, aga mitte rohkem kui 6 tundi järjest. Et siis tegelikult see annab meile nagu sisuliselt 12, kui on sellised nagu mitu 3 lainet, võib-olla isegi mõnikord võib siin päeval olla. Et neid ütleme siis hinnalaineid just. Et kui hind tõuseb 3 korral näiteks teatud seal kõrge lainetuse teeb, siis me kõik lähme püüame kinni, aga vaatame, et me ei kasutaks ära rohkem kui 6 tundi järjest ja kokku ei ületaks 12 tundi. Et see on selle nagu selle loogika sükene võlu. Ja siis seal on veel juures üks minust nagu väga hea nagu nüanss, väga hea touch on siis see, et saad ära määrata, et kui palju sa pead ikkagi mitu protsenti peab olema hinnalangus käivitustunnil selleks, et me päeva lõpuks ikkagi saaksime kätte tsüklile või ütleme, seisak on alati ju ikkagi mingisugune kulu, ükski seisak ei ole niimoodi, eriti selliste seadmete puhul, et nad on hästi efektiivsed ju siis, kui nad pidevalt töötavad. Kui sa jätad nad oletame 6 tunniks seisma ja siis paned uuesti tööle, siis ta tegelikult võtab natuke rohkem voolu, kui ta oleks pidevalt töötates võtnud. Et nad on ikkagi nagu pidevalt töötava tsükliga on nad efektiivsemad. Ja siin ongi siis nagu see viimase nagu selle protsendi mõte on siis see, et me nagu kompenseerime ära, et me lähme otsime nagu langevatest hindadest nüüd siis sellist langust, mis tagaks meile kindlasti selle energiakulu, liigse energiakulu, mis meil käivitusele läheb ja lisaks saame siia sisse ka tegelikult ju põimida kasumi. Täpselt nagu selle inverteri ja akupanka juhtimise puhul on, et kus me saame samamoodi sinna nagu kasumi hinda panna sisse, siis me saame kasumi protsenti tegelikult või hinnalanguse protsenti panna sisse ka oma eeldatava ja loodetava kasumi. Et siin me lihtsalt mõõdame seda protsentides.
et selline võimalus on juures, et kui nüüd ütleme kui meil pandud 20%, siin peab olema hinna langus, siis näiteks kui meil on, oletame, hind koos kõikide maksudega on, ütleme, 10 senti, ostame energiat, siis me näiteks me ei lähe nagu tsüklisse, kui on näiteks järgmine tunni hind on 9. Ehk et siis tegelikult hinna vahe on 10%, mis ei taga meie poolt määratud nagu energiakadu pluss kasumit, siis me tegelikult seda tsükli jätame tegemata. Aga kui näiteks 7 senti järgmise tunni hind ja näiteks oli 12 näiteks, et siis me lähme, sest me näeme, et meie poolt soovitud kasum on tagatud. Leidsime need tunnid, mis me saame seista ja kasum on tagatud, siis sellisel juhul me teeme selle tsükli nagu ära ja paneme selle plaani ja siis vastavalt sellele juhime seadet. Siis lihtsamakohalised vahelämmid, mida põhiliselt tegelikult saaks kasutada, need on ikkagi jälle minu sellised pumbad või tünnisaun või kui keegi soovib nagu juhtida lihtsalt midagi, et anna mulle, tal ei ole nagu tähtis see efektiivsus selle juures, ta lihtsalt tahab, et teatud odavad tunnid sain tööta ja rohkem ära tööta. Et siia saadki panna, mitu tundi tahad, ütleme, et 5 kõige odavamat tundi tööta ja ülejäänud tunnid seisa. Et selline lihtne nagu loogika. Et selle nagu sükene puudus või miinus, kui ma võrdlen seda kuidagi natuke selle eelmisega, on siis see, et siin sa võid pannagi, et on ju esiteks teid tsükleid, ta vahepeal ei lähe kunagi tööle, oletame, kui on sükene päev, kus kohas on ainult päeva keskel hästi odavad hinnad, siis tema ei vaata, ta läheb järjest, kui ma nüüd 7 või 8 tundi või 9 tundi, siis ta on töös ainult 9 kõige madalamat tundi ja kui need on järjest juhuslikult, siis ta on ka need järjest kõik tööl. Kui need on eraldi, siis ta loomulikult on eraldi, aga ta võtabki lihtsalt konkreetset hinna ja läheb nendel hindadel ainult tööle. Et sellisena näiteks päris kindlasti ei saa juhtida mingi veepoileriga juhitavat asja, sest see kõrge tõenäosus siis on õhtuks ja mingiks hetkeks võib-olla vesi ahtub maha, kui sa siia liiga palju tunde paned. Ja kui sa paned selge vähe tunde, näiteks oletame 2, siis sa tegelikult sa teed 1-2 tsükli, eks, aga tegelikult siin ülemise valemiga on sul võimalik, eks paned 12 tundi näiteks, paneme näiteks üles 12 tundi ja teed see 2 tunniseid tsükleid, et üle 2 tunni tohi seista, siis tegelikult võime 6 sükest tsüklit isegi teha. Ja tegelikult see boiler ei jahtu ära, sest iga 2 tunni tagant ta läheb vähemalt tunniks ajaks tööle ja siis me otsime, kas on veel selliseid laineid. Aga no kuskil kohturista nagu võiks toimida näiteks tünnisaunad, ma mõtlen. Või kui kellelgi on vaja, on lihtsalt odaval ajal võimalik seda elektrit kuhugile nagu või seda sooja vaja ammutada, siis see võib täitsa nagu olla nagu kasutatav ja seda nagu sellistel juhtudel kindlasti ka kasutatakse ja on mõistlik kasutada. Ja kolmas on siis lülita sisse ainult sellisel juhul, kui hind on teatud piirist allpool. Näiteks ütleme, meil on jälle, võib olema jälle mingisugune siuke seade, mis ei ole nagu eluks justkui vajalik, ka mugavusseade. Et siis panedki näiteks alla, mine ole ainult siis sees, kui sul on hind näiteks alla 3 sendi koos maksudega. Et kui on hind alla 3 sendi, siis mine tööle, muul ajal ära üldse tööta. See võib olema jälle mingi asi, mis sul tegelikult elus väga mugavust ei pea tagama, aga see on hea, kui ta läheb aeg-ajalt sisse. Ja siis on nende, kui esimest ei saa kombineerida, esimene on siuke iseseisev valem ja teda ei ole võimalik nagu mõjutada, sest tema loogika on nagu otsida laineid ja lainetest tulenevaid kasumeid. Ehk deltasi siis tegelikult neid ei otsi midagi, need lihtsalt võtavadki, sa paned hinna alla, selle läheb ja siis võtad tunnid alla, selle läheb. Ja nüüd neid 12 tegelikult on võimalik kombineerida, et sa võid neid ka koos kasutada. Ehk et olen 4 kõige odavamal tunnil töös, aga ainult sellisel juhul, kui nad on vähem kui 3 senti hinnaga. Et saab ka neid koos kombineerituna kasutada. Et kui sa ei taha nagu tundidega ära piirata, lihtsalt hinnaga, siis võtad selle välja ja siis me otsime, kui on terve päev 3 senti, siis seade, mis iganes seades on, terve päevaga töötab, sest ta hind on alla 3 sendi. Et kombineerituna on jah siis nagu hea, et kui on palju madalaid hindas, aga sul ei ole ikkagi üle 4 tunni vaja sinna seda sooja või külma või mida keegi teeb, et siis saad tundidega lihtsalt ära piirata, et väga mugav on neid koos kasutada, see teeb neid jälle nagu natukene nagu ruudus nutikamaks, aga siis nad on väga lihtsad nagu valemid. Et sellised kolm valemit, mida siis Microgrid saab kasutada täna. Ja siis need 2 alumist saab ka veel koos kasutada, et maksimeerida siis ütleme kliendi jälle eri soove. Ja viimases plokis on sensor, see on siis see seade. Selle info ma siis saadan alati, kui on uus seade võetud, et siis siit sa lähed selle seadme numbrit ja saad nagu need tarkvaraga ära siduda ja kasutama hakata.
nendest parameetrid ja siis on see esimene ja teine on siis, et kas on on või off tüüpi seade. Selle mõte on siis see, et mida teeb seade, lülitis on võimalik niimoodi, et on kas kontaktid koos või kontaktid lahti. Küsimus on see, et kui pannakse kontaktid kokku, mida see teeb, kas ta paneb stand-by'sse seadme offi või siis kui on kontaktid koos, siis ta tegelikult just läheb sisse. Võib-olla näitena saaks tuua, et Daikin pumpadega on niimoodi, et ta peab olema off seade, sest kontakte, nutirelees kontaktid kokku pannes läheb seade stand-by'sse, aga minu arust nivel on nagu niimoodi, et kui paned kontaktid kokku, siis ta just on on'is. Et siis ta läheb onni. Ehk et siis see teeb meil selle plaani täpselt nagu peegelpilti arvutame, peegelpildis kuvame, et siis kui ühe puhul kuvame klemmid koos offi, siis teise puhul nagu on niimoodi, et kui on klemmid koos, siis kuvame, et nagu seade on just on'is. Et see on siuke pisike nagu näinud, sa lihtsalt valitsid tüübi, siis edasi juba graafikus sa saad kohe aru, et see, mida see seadus on nagu teeb. Ja sellist seadet siin rohkem nagu seadet pole, et suhteliselt nagu lihtne asi. Ja võib-olla toon siin selle nagu vee näite ka juurde, eks, et siis nagu vesi ongi siin nagu toodud niimoodi, et 12 tundi korraga seista. See on siis samamoodi Daikini pump, aga lihtsalt ta juhib vett ja kütab vett. Ja siis siin ongi nagu omanik pandud, et 2 tundi järjest võid seista. Et kui sa 12 tundi seisad, kui te ei leia, mul leian 2 lainet, siis seisad 4 tundi, aga mitte kunagi rohkem kui 2 tundi ja mitte kunagi rohkem kui 12 tundi päevas ei tohi seada seista. Et siis sellisena otsib neid laineid sealt ja deltasi järgmise päeva hindadest ja siis muudab neid vastavalt nendele parameetritele. Ja muud seadmed on siis nagu samad, aga lihtsalt nagu näidisena, et boilerite puhul kõrge tõenäosusega tuleb valida väiksem aeg, sest muidu mingi hetk saab see soe vesi lihtsalt võib otsa saada ja see risk on vaja nagu maandada. Ja edasi järgmises videos ma siis proovin rääkida sellest inverter schedule'ist ja siis device schedule'ist ka, et kus me siis saame nagu seadmeid vaadata ja nende nagu graafikuid hinnata.